Ma olin 4 aastat tagasi Brasiilias, kui nad tõid omale selle kahe kütuse süsteemi kasutusele ja ma mäletan, üks insener ütles, et lõpuks ometi on meie riik saanud sõltumatuks teistest energiaallikatest. Kas Eesti võib ka kunagi teie arvates seda väita, et me ei sõltu enam muu maailma kütustest? Jah, vastus on jaa, et kui räägime Eestis energiajulgeolekust, siis väga ruttu hakatakse rääkima elektrialasest julgeolekust. Elekter on kogu Eesti energiatarbimisest kõigest 9%. Kogu vedelkütused imporditakse ja kui me ehitame üles Eestisse, nagu meil plaan on, 20 000 barrelit päevas tootmise vedelkütuseid põlevkivist, siis tegelikult me suudame toota Eestis sellises mahus vedelkütuseid, mida Eestis tarbitakse. Et kindlasti põlevkivi suudab pakkuda rohkem energiajulgeolekut Eestile, kui me täna seda teeme. Millal see võib siis reaalsuseks saada? No meie optimistlik plaan on ikkagi see, et aasta 2016 oleks meil Eestis olemas 20 000 barrelit vedelkütuste tootmine. See eeldab lisaks siis ehitatavale Enefit 280 seadmele vähemalt 2 veel juurde ehitamist, pluss siis ka järeltöötlus, vesiniktöötlus, et saada see puhtamaks ja rafineerimiskõlbulikuks ja võib-olla isegi lausa Euro 5 diislit sealt otse välja. Ja see tähendab muidugi ka seda, et Eesti lisaks selle siin kasutatavale kütusele hakkab kütusti välja müüma mingil määral, nii et praktiliselt raha hakkab voolama Eesti taskutesse nii kütusest kui tehnoloogia müügist, kui teie plaanid läheb nii, nagu plaanitud on. Just, et ma arvan hästi oluline Eestis otsida ka neid valdkondi, kus me suudame midagi eksportida ja tuua riiki raha sisse. Meie põlevkivialane pikane kogemus on üks see võimalus, kuidas tegelikult tuua Eestisse raha juurde ja tuua seda juurde siin nii tootmisega, eksportides tooteid, kui ka eksportides siis oma tehnoloogiat, on tas Jordaaniasse, Ameerika Ühendriikidesse, litsentsi võime müüa ka Hiinasse või kus iganes põlevkiviriiki, kes selle vastu huvi tunneb, kui tehnoloogia on Eestis hästi ära tõestanud. Et teisisõnu, kui Eesti Energial läheb hästi, siis iga eestlane tunneb seda ka oma rahakotis. Ma usun küll, jah, et ja palju on olnud juttu ka sellest, et Eesti riik, kui võiks sisse viia mingil hetkel naftamaksu, oleme ausad, et Eesti on vist väheseid või ainukesi nii-öelda naftariike, kus veel naftamaksu ei ole, sest... Mida see tähendaks? See tähendaks seda, et firmad, kes siis põlevkivist vedelkütused toodavad, maksavad siis tasu riigile siis sisuliselt ressursitulu ja normaalne on see, et seda siis seotakse ära nafta hinnaga ehk mida kõrgem on nafta hind, seda rohkem makstakse seda tulu. Ja meie välisprojektides näiteks Jordaanias üks esimene ja kõige suurem diskussiooni objekt oligi see government take ehk kui palju riik siis saab sealt endale. Ja hästi tähtis on see üles ehitada niiviisi, et oleks seotud siis just nimelt selle nafta hinnaga. Ehk firma maksaks rohkem, kui ta teenib rohkem kasumit ja kui nafta hind on lühiliselt madal, siis see tasu oleks väga väike. Nii et mina usun küll, et Eestile põlevkivi parem väärtustamine võib olla pikaajaliselt väga heaks sissetulekuallikaks. Mis tähendab teile, kui see maks kehtestatakse firmale ju seda, et te peate maksma seda hakkama? Jaa, aga ma rõhutan seda, et see tuleb sättida targalt niiviisi, et see on seotud nafta hinnaga. Et kui nafta hind on 60, mis on tasumuspunkt Eesti investeeringute puhul, see tasu võiks olla 0 või väga väike. Kui hind on 100, siis ta võib olla kõrgem, kui 200, siis ta võib olla väga suur. $200 barreli kohta näiteks kui nafta hind on, nii et see tuleb sisse seada sõltuvusse siis nafta hinnast. Ehk firmadel ei ole probleemi ära anda suurem osa kasumist siis, kui nafta hind on kõrgel. Eesti Energiast on tänu põlevkivile saamas üks Eesti kõige võimsamaid firmasid, võib just nii öelda. Kõige rahvusvahelisemaid firmasid. No eks Eestis rahvusvahelisemaid firmasid on teisigi, kuid kui oleme ausad, et kui meil midagi Eestis on tehnoloogia valdkonnas, tööstusvaldkonnas laiemalt unikaalselt, siis on see põlevkivi tehnoloogia, põlevkivialane kogemus. Sest ma ise armastan öelda, et Eestis on kõige sügavam põlevkivialane kogemus. Mitte kõige pikaajalisem, sest kunagi Šotimaal juba 1800 midagi tehti, aga neil see katkes see järjepidevus, et Eesti on ikkagi järjepidevalt 20. sajandi algusest põlevkiviga tegelenud ja tõepoolest see pikaajaline kogemus on üha rohkem minemas hinda. Kas me võime öelda, et Eesti kogemused on unikaalsed selles vallas?
no meil on just nimelt, ma ütlen, kõige sügavamad, kõige pikemaajalisem ja kõige põhjalikum, kõige suuremad mahud on meil, sest põlevkivi täna kasutatakse Hiinas, kus tehakse põlevkivist õli, Brasiilias, kus ka on põlevkivist tehakse õli ja Iisraelis on olemas 6 megavatiline elektri- ja soojuselektrijaam, mis toodab põlevkivist siis vastavalt elektrit ja soojust. Nii et me ei ole ainukesed, kellel on põlevkivalane nii-öelda kogemus, kes praktiliselt kasutab, kuid see mastaap, see kogemus on ikkagi kõige tõsisem meil ja ma arvan, et meil on ka see eriline, et meie jaoks, Eesti Energia jaoks põlevkivalane ja Eesti jaoks tervikuna põlevkivalane kogemus on ikkagi praktiliselt võib öelda üks ainuke, millega me suudame nii-öelda maailmas tehnoloogia ja tööstusvaldkonnas eristuda. Hiinal, Brasiilial, Iisraelil on palju muid teemasid ja kindlasti väga oluline on see, et kui me võtame näiteks Brasiilia, siis seal tegeleb sellega firma Petrobras. Tema jaoks on see prioriteet võib-olla põlevkivi 532. Eesti Energia jaoks on ta kindlasti prioriteet number 1, sest see lihtsalt on meie eriline kogemus. Kui te nüüd Eestit ja Eesti Energiat ja meie kogemusi müüte välismaal, kuidas te siis investoritega ja üldse välispartneritega, mida te rõhutate seda sügavust, aga kuidas te seda Eestit müüte välismaal, seda kogemust? No eelkõige kõige olulisem on ikkagi see, mida me teeme Eestis. Eestis on olemas meil töötavad elektrijaamad, meil on olemas väga selge kava ehitada ka Eestisse juurde põlevkivil töötavaid siis uuel modernsema tehnoloogial elektrijaama ja ka juba aasta 2004 me võtsime uue tehnoloogia kasutusse keskkonnasõbralikuma elektri tootmiseks, see on üks. Teine on see, et me põlevkivi baasil ehitame uut siis õlitootmistehast Eestis. Et tegelikult välismaise nii-öelda kogemuse rakendamise võimaluse loob just see, mida me teeme Eestis. Et meil on olemas reaalselt töötav tööstus, mis sai algus juba 1920. aastatel. Ja muideks Eesti nii-öelda iseseisvuse, esimese iseseisvuse nii-öelda iseseisvuse saavutamise järel tegelikult algas ka põlevkivi tööstuse tõus. Ja nüüd sügavalt sümboolne, et tegelikult nii-öelda võib-olla taasiseseisvumise järel põlevkivi on jätkuvalt väga tõsiselt fookuses ja siit võib tulla just nimelt järgmine kasv ka Eesti jaoks. Kuid välismaal kindlasti esimene asi, mida me rõhutame, on see, et meil on olemas omal tööstus ja me ise investeerime Eestis siia tööstusesse. Et meil on kindel näide olemas. Just, see on kindel näide, et see töötab ja et me ise ka usume, et me ise Eestis siia investeerime. Et see loob meile eelduse ja loomulikult meil on olemas tehnoloogia, mis töötab. Paljud küsivad, et milles see meie unikaalsus siis seisneb. Väga lihtne. Meie tehnoloogia töötab. Ta toodab põlevkivist õli, ta toodab põlevkivist elektrit ja võib küsida, et kui Hiinal ja ka Brasiilial on olemas põlevkivist vedelkütuste tootmise tööstus väiksemahulne on olemas, siis millest meie eristume? Väga lihtsalt, 3 asja, et meie tehnoloogia suudab ära kasutada kogu põlevkivi, mida maalt välja tuuakse. Seda ei suuda teha Hiina tehnoloogia ega Brasiilia tehnoloogia. Vähemalt 3/3 kivist ikkagi see veene fraktsioon jääb nende tehnoloogiate puhul kasutamata. Samas muidugi võidakse vastu väita, et kivi kasutatakse ära, aga need jäägid on nii metsikult suured. Põlevkivi on, jah, väga palju on seal ikkagi tuhka sees, see jääb järgi, kogu orgaanika me kasutame ära, mineraalne osa jääb järgi, see on paratamatu, kuid see on praktiliselt nii-öelda meie tehnoloogia puhul nii-öelda neutraalne, seda on võimalik kasutada ehitusmaterjalide tööstuses ja eriti nii-öelda, kus maailm üha rohkem muutub ka CO2 nii-öelda mõttes tundlikuks, siis näiteks tsemenditööstus on väga hea koht, kus ära kasutada põlevkivi tuhka, mida Eestis ka näiteks Kunda tsemendises tehakse. Eesti tsemendi tootmismahud on lihtsalt võrreldes meie põlevkivi tuha tootmismahuga väga väikesed. Kui me võtame näiteks võimaliku projekti, eks ole, mis meil nüüd algusjärgus on Ameerika Ühendriikides, seal on väga selge plaan ikkagi maksimaalselt tuhka ära kasutada nii-öelda ehitusmaterjali tööstuses. See ei jää tegelikult kuskile suurte tuhamägedena alles. See kindlasti ei ole jah tulevik, et niisuguse suure unnikuid teha, et prioriteet number 1 on ikkagi ehitusmaterjali tööstuses ära kasutada ja kui mis iganes põhjuse seda täies mahus ei ole võimalik, siis ta ikkagi tuleks viia maa alla tagasi. Kui me vaatame põlevkivi kõigi maailma kütuste ahelas, siis ta on olnud selline tuhkatriinu. Kas nüüd on lõpuks siis saabunud aeg, et tuhkatriinu läheb pallile või?
et hakatakse seda nüüd laialdasemalt kasutama? Jah, ja siin on tegelikult kaks põhjust. Kõige olulisem neist on ikkagi nafta hind. Nafta hind on jõudnud tasemele, kus põlevkivist vedelkütuste tootmine on kasumlik. Eesti projekti puhul me räägime sellest, et uus investeering oleks tasuv, toodaks juba head tootlust, peaks nafta hind olema vähemalt $60 barreli kohta. Täna hind on üle 100. Ei ole märke, et pikaajaliselt siis nafta hind oleks sellest 60 allpool. Lühiajaliselt ta võib loomulikult kindlasti olla, kuid pikaajaliselt suure tõenäosusega ei ole ja seda põhjusel, et uued leiukohad, tavapärase nafta leiukohad on juba sügaval mere all ja nende tootmiskulu on isegi kõrgem kui põlevkivist vedelkütuste tootmine. Et see on väga oluline. Ja teiseks on kindlasti see, et tehnoloogia on kõvasti arenenud. Tehnoloogia arendamise protsess Eestis on olnud pikk. 20. alustati. See tehnoloogia, mida me täna kasutame, sai tegelikult pilootprojektina alguse 1950 Eestis. 1980 ehitati 2 seadet, mis esialgse disaini järgi ei läinud tööle. Meie insenerid on teinud sinna väga palju muudatusi. Täna töötavad need 2 seadet juba 80% ajast, mis selle vana seadme kohta on väga hea tulemus. Ja nüüd koostöös Autotechiga me oleme siis disaininud uue 2 korda võimsama, keskkonnasõbralikuma tehnoloogia, mis saab oma esimesed ristsed siis aasta 2012, järgmine aasta Eestis. Nii et kui see ilusti töötab, siis me võime öelda seda, et me oleme uuel tasemel tehnoloogia tõestanud ja see loob väga head eeldused tegelikult põlevkivist vedelkütuste tootmiseks laiemalt. Ja ma isegi ennustaks seda, et põlevkivi võib olla uus energiaalase buumi allikas. 2 eelmist buumi viimasel 10 on olnud Kanada õliliivad ja viimane on siis kildagaas. Et ma arvan ja usun seda, et põlevkivist vedelkütuste tootmine võib just nimelt tuua kaasa 3. buumi ja siin on väga oluline see, et Eesti Energial õnnestus omandada ka siis põlevkivivarud Ameerika Ühendriikides. 2,1 miljardit barrelit õli sisaldub selles kivis, 3,1 miljardist tonnis kivis, mida me omandasime, sest Ameerika Ühendriigid on maailma kõige suurem vedelkütuste tarbija, ta on maailma kõige suurem vedelkütuste importija. Ameerika Ühendriigid impordib päevas 13 miljonit barrelit. See on rohkem kui Saudi Araabia päevatoodang. Nii et kui miski asi vedelkütuste maailmas saab suureks, siis juhtub see suure tõenäosusega Ameerika Ühendriikides, nii nagu kildagaasiga juhtus. Nii et mõnes mõttes võib öelda seda, et Eesti 100-aastane, ligi 100-aastane põlevkivi kogemus võib saada väga hästi väärtustatud järgmise 10 aasta jooksul. Ja ikkagi on siin Eestis neid, kes ütlevad, et see on kõik utoopia, see on suurushullustus, mis teid on tabanud Ameerikasse minna. Mida te neile vastaksite? Ma arvan, et Eesti üks probleem ongi see, et liiga paljudel inimestel on liiga vähe ambitsiooni. Et see võib tunduda mõnele suurushullustusena, kuid kui me vaatame reaalselt seda kogemust, mis meil on, kui me räägime inimestega, kes põlevkivi valdkonnas toimetavad, siis nad meie kogemust ja seda reaalselt töötavat tööstust ja meie tänase plaani hindavad väga kõrgelt. Neid samme me teeme samm-sammult ja loomulikult me anname aru endale seda, et meie roll välisprojektides, on see Jordaania või Ameerika Ühendriigid, on ikkagi tegelikult projekti arendaja roll ja tehnoloogia siis oma tehnoloogia müüja roll. Meie ei ole see investor, kes suudab selle tööstuse üksinda üles ehitada. Meie roll aktsionärina hakkab seal vähenema, sest need projektid mõlemad on väga suure mahukad. Eesti Energia investeerib oma raha füüsiliselt, kui me ehitame metallist ja betoonvundamendiga tehaseid Eestisse, Ameerika Ühendriikides, Jordaanias me loome eelduse oma tehnoloogia müügiks. Ja selleks oleme siis ka Jordaanias omandanud läbi kontsessioonilepinguga põlevkivivarud ja Ameerika Ühendriikides siis firma ostu, kus me ostsime tegelikult eramaa füüsiliselt ressursi, et projekt oma tehnoloogia baasil üles ehitada. Ja tegelikult ei tohi unustada seda, et raha, mis sellest tuleb ju kõigi taskusse Eestis. Tegemist on riigifirmaga. Eesti Energia 100% aktsiate omanik tõesti on Eesti riik, kuid kui me vaatame Eesti Energia majandustulemusi ja kust me raha täna teenime, siis ligi 3/4 Eesti Energia ärikasumist täna juba tuleb avatud turgudelt, on ta siis põlevkiviõli müük, on ta elektri eksport välisturgudel, et ühte ma võin küll kindlalt väita, et Eesti Energia
rahvusvahelise laienemise raha ei tule nii-öelda Eesti siis suletud turu reguleeritud ärist elektritarbija taskust. No mulje jääb küll, et tõstate jälle mingisuguseid tasusid ja Eesti inimene peab maksma, aga see selleks, kus Eesti Energia on teie nägemuse kohaselt näiteks aastal 2020? 2020 kaks asja, et aasta 2020 Eesti Energia on kindlasti väga tugev mängija siin Baltimaade ja Põhjamaade elektriturul. Väga korralik vabaturu ettevõtte, kes müüb elektrit Eestis, Lätis, Leedus ja võib-olla ka Põhjamaades. Kindlasti on väga aktiivne elektrikaupleja ja teiseks Eesti Energial on üles ehitatud korralik Eestis toimiv vedelkütuste tööstus, mis suudab ka energiajulgeolekut tagada vedelkütuste vallas. Ja teiseks usun, et aasta 2020 oleme me väga väike aktsionär Jordaania ja USA projektis ja need mõlemad projektid on siis ka edukalt nii-öelda maha müüdud. Suure tõenäosusega mõlemad projektid on ka noteeritud siis börsidel ja me oleme seal, Eesti Energia on üles ehitanud ja käima pannud projektid, kus meil oma väike vähemusosalus, aga need projektid on olnud edukad. Eesti on jõudnud ja Eesti on kindlasti aasta 2020 maailmas põlevkivi siis alal number 1.